Ülle Soompuu ja ma olen Juhani puukooli aednik. Täna oleme tulnud Juhani puukooli kasvatuspõllule, et rääkida ühest taimest, mida kõik teavad ja tunnevad, aga võib-olla on vahepeal natukene unustuse hõlma jäänud. Selleks taimeks on aroonia. Aroonia taim on tänuväärne igas koduaias. Ta on viljataim, ta on ilutaim ja ta on ka hekitaim. Kui me räägime arooniast kui ilutaimest, siis hinnatakse eelkõige tema puhul seda imeilusat lehevärvi, mis on sügavroheline ja läikiv. Ja kuna aroonia taimel ei ole teatavalt suuri kahjustajaid ega ka haigusi, siis see leht püsib alati läbi hooaja sellise ilusa ja värskena. Kui me räägime arooniast hekitaimena, siis hekitaimena hinnatakse teda selle tõttu, et ta on kiirekasvuline, allub väga hästi pügamisele, allub hästi vormi hoidmisele ja kasvatab hooajal sellise ilusa läbimatu müüri. Aga meie täna tahame aroonia puhul keskenduda ikkagi sellele, et aroonia on väga väärtuslik viljataim. Aroonia viljad on aegadest saati olnud ühed kõige kasulikumad aias. Aroonia taim on vastupidav ja vähenõudlik. Talle sobib igasugune kasvumuld. Loomulikult võiks teda kasvatada pigem päikse käes, siis valmivad viljad hästi ja ka nende vitamiinirikkus on siis seda kordades parem, kui ta on kasvanud päikese käes. Aga ta saab hästi hakkama ka poolvarjus ja ma olen näinud teda kasvamas ka varjulises kasvukohas. Lehevärv ja lehe läikivus säilib seal, aga vilju võib lihtsalt olla selle võrra vähem. Ja aroonia puhul võib öelda, et ta on nagu täiesti külmakindel. Meie kliimas ei ole Eestis ühtegi piirkonda, kus aroonia taim ei saaks hakkama. Ta kasvab igal pool. Ja muidugi suureks boonuseks, kui meil hakkab see pikk ja kaunis suvine kasvuperiood lõppema, siis aroonia taim terve sügise rõõmustab meid imekauni sügisvärviga, mis on punasest oranžini välja terve sügise jooksul. Ja selle vastupidavuse, kasulikkuse ja väga heade kasvuomaduste tõttu meie seda taime Juhani puukoolis soovitame istutada.